Disain puudutab meie elu väga erineval skaalal, alates kõige tavalisematest kodustest esemetest ja rõivastest ja sealt edasi laiemate keskkondade ja ka tegelikult meie omavaheliste suhtlussituatsioonideni. Ja selle juures on disaini ülesanne vahendada sellele kasutajale suunatud muutusi, ükskõik kas need on tehnikas või teadmises või inimmõtlemises kõige laiemas tähenduses. Ja disaini mõiste iseenesest on ajaloost teisenenud, peegeldades iga perioodi või iga ajastu valitsevat suhtumist. Nii võib see disain tähendada ühel juhul mingisugust spetsiifilist tehnilist detaili, teisel puhul mingit hinnalist tooli või mingit muud eset ja kolmandal juhul mingit suuremat elu muutvat innovatsiooni. Ja pidevalt on muutunud ka disaini määratlemise sellised nii geograafilised kui ka ajalised piirid, et seda on tõmmatud erinevatesse kohtadesse, nii päris inimtegevuse algusaegadesse või siis 18. sajandi lõpu industrialiseerimise aega või ka teise maailmasõja järgsesse aega, kus tegelikult selline disaineri roll taaskord teisenes ja võib-olla muutus meie jaoks täna kõige arusaadavamaks. Ja selle näituse eesmärk on anda ülevaade siis Eesti disaini sellisest kihtidest, eripäradest, mis seda maastikku on kujundanud 20. sajandi vältel, siis ligi 100 aastat möödunud sajandi algusest tänaseni ja tuua välja sealt need võib-olla reljeefsemad nähtused või tähenduslikumad näited, mis seda pilti on kujundanud. See on loomulikult ühtpidi fragmentaarne ja teistpidi selline kontuur, aga annab, ma usun, siiski sellise ülevaatliku pildi. Ehkki eestlastel on olnud võimalus olla tegelikult väga mitmete selliste murranguliste disaini lahenduste loomisel kaasas, olgu see siis spioonikaamera Minox või kommunikatsiooniplatvorm Skype, võib öelda, et tegelikult see Eesti disain on siiski väga selline kergetööstuse keskne, kui tugevalt annab tooni nii mööbel, tekstiilid, klaas, keraamika, kõik selline, mida me tegelikult võib-olla oma elust endast tunneme päris hästi, aga võib-olla teame vähem, kes on selle maailma taga. Et käesolev näitus on omamoodi tagasivaade siis ühele ajastule, kus loodi rohkelt sellist mugavat elukeskkonda ja võib-olla häid tingimusi toimimiseks, aga see kindlasti tõi kaasa selle külluse kõrval ka probleemid, mille lahendamiseks on vaja hoopis teistsuguseid vahendeid ja see on paljuski see, millega tänane disain tegeleb. Ta püüab tegelikult neid varem loodud probleeme lahendada. Selle näituse kujunduse autorid on Edina ja Martin Pärn ning Sven Sõrmus disainibüroost Iseasi ja graafilise disaini on teinud Indrek Sirkel. Ajalooliselt väga tugevalt laetud ruumi on loodud nende madalate võlvide keskele selline väga kerge foon, mis siis toetab seda tihedat ekspositsiooni ja aitab rõhutada selle materjali eripärasid ja rohkust ja samas seda ka teistpidi rahustades. Ekspositsioon tuksub siis elusana tänu sellesse sisse kavandatud projektialale, kus toimuvad avatud salvestuse formaadis publikuprogramm, millesse mahuvad nii vestlused kui loengud teemal, millal on disain. Ja see sari lähtub siis disaini mõiste pidevast laienemisest, vajadusest seda piiritleda, aga ka mõista selle hägustumist ja selle sarja üheks eesmärgiks on see koonduva info kaudu kaardistada tegelikult siis nii tänaseid kui ajaloolisi disainiga seotud tegevusi. Ja see on kindlasti väärtuslik lisakiht ka selle muuseumi enda kogudele, ehk siis selle näituse sees ja selle kaudu see kogumine justkui jätkub. Eesti disaini uurimus on noor, selle kogumise ja kontekstualiseerimisega on tegeletud viimase 20 aasta vältel põhjalikumalt siin muuseumis, mis on võimaldanud siis luua ka selle ekspositsiooni sellises mahus on Eesti disain eksponeeritud esmakordselt. Ja kõigi nende eksponeeritud näidete ja nähtuste taga on terved suured maailmad, mis ootavad tegelikult edasi uurimist
ja mis on kõik väärt seda, et neist saaksid sellised omaette peatükid Eesti disaini ajaloos.